Nii, nüüd teeme siis elulõnga istutamise. Kõige parem istutamise aeg on kevadel, siis kui maikuuses Eesti tingimustes. Aga konteinertaimi võib praktiliselt istutada aasta ringsi, kui on maasula. Suurõielisi elulõngu soovitame istutada 2-3 kaupa. Siis on kiiremini tuleb parem, korralikum, ilusam põõsas. Praegult istutame sellise sordi, mis läheb hästi suureks, nii et siin piisab ka ühest taimest. Nii, istutusaugu kaevame selline mõõtmetega 50x50 ja sügavus ka 50. Kui on hea muld, siis nii suurt auku ei ole vaja. Kui on selline kehvem koht, siis suurem auk on tavalik. Kui nüüd istutame väga puu alla kuhugi, õunapuu alla, kase alla, kus on pindmised juured, siis kindlasti soovitakse selle augu vooderdada ära kas ajalehtedega või sellise paksema paberiga mingi 2-3 kihti, et nüüd selle puu juured ei läheks auku ja ei võtaks seda rammu sealt august ära. Kui on selline tavaline koht, siis pole sellega muret. Ja augu põhja siis komposti või sõnnikut, mida head paremad kätte saada on. Ja võib ka sügisväetise ära panna kohe sinna fosfor-kaaliumväetise. Niimoodi, ja siis veel väike selline kiht siia mulda peale, et kui teeme sellise pesa mullast, et selle taime juured nüüd otse sõnniku vastu ei lähe. Et kui taim ise läheb sinna, siis ta teab, kui palju ja sügavale need juured lähevad, et ära ei kõrveta. Nii, võtame selle kotist välja selle istiku. See kott tuleks katki rebida, ärge üritage seda tervelt välja võtta. Ja sügisel ja kevadel, kui on võimalus, siis võiks neid juuri natuke lahti arutada. Kui istutate suve ajal ja selline suur puhmas peal on, siis las need juured säilivad mulle pallis. Aga kevadel ja sügisel siis võiks neid juuri natuke siit lahti harutada. Ja kõige tähtsam on nüüd istutussügavus, õige istutussügavus. Elulõnga peaks istutama niimoodi, et alumised pungad 5-8 sentimeetrit jääks mulla alla. See on nüüd kõige tähtsam elulõnga puhul. Et kui pealt midagi nende võrsetega juhtub, siis ta alt hakkab uuesti ajama ja põõsas läheb kiiremini tihedaks. Nii, vaatan kui sügaval. Siia saab veel muld alla panna. Et kui nüüd on väga selline mutiohtlik koht, kus on hästi palju mutte, siis võiks selle komposti ja sõnniku osa vahele jätta, sest muidu need mutid tulevad ja kaevavad selle augu tühjaks. Et siis piirdud ainult kompleksväetistega. Ja see istutuskoht peaks jääma nüüd tasapinnas natukene kõrgem. Ja selline väike rennikene siia ümber, et siia siis kasta. Kastmisvesi ja ongi kogu istutusprotsess.